tere õhtust. Kutsun sind teed jooma minuga ja veidikene vestlema. Tahaksin jagada mingisugustest mõttekäikudest ja informatsioonist, mis ikka tuleb. Et jah, ma peaksin tõdema seda, et see talv on kõige raskem, mis on siiamaani olnud mu elus. See on päris huvitav seda kogeda ja läbi minna sellest minimaalsete ressurssidega ja olles eraldunud ka nii-öelda sotsiaalsest elust ka. Ja siis ma näen ka nagu seda, et tegelikult kui me tahame ühiskonnas üldse nagu toime tulla, siis on ohtlik jääda üksinda, et me väga raske on siis ellu jääda tegelikult omaette, aga ma olen võtnud väga teadlikult sellise valiku, et olla omaette ja liikuda oma teed, hoida oma rahu, mitte protsessida teiste inimeste asjadega, et kindlasti lihtsalt tegeleda iseendaga. Ma olen hästi tuimalt nagu ka ära blokeerinud inimesi minu väljast, nagu sotsiaalmeedias ka, et kui näiteks on olevad inimesed ja kes ei ole üldse mingi aasta või 2 ei ole minuga ühendust võtnud üldse, siis ega nendel ei ole üldse ruumi minu elus üldse. Et ma nagu hoian täiesti eemale, kui ma tunnen, et mingisugune nagu see, et hakkavad huvi tundma või midagi sellist, et ma ei taha üldse, et keegi nagu mingisugust kulisside tagant isegi vaataks. Et ma tunnen, et keegi vaatab, aga ma ei tea, kes see on ja keegi ei anna mulle teada ka, et ta vaatab. See on hästi ebameeldiv, eriti olles nagu ülitundlikuna kaamera ees ja jagades ja tegelikult avades kurgutšakrat, mida tegelikult päris paljud inimesed ei tee ja ei julge ja ei tea, kuidas teha. Ja ma tahtsingi tegelikult nagu mainida seda protsessi, mida ma tegelikult olen läbi teinud oma kurgutšakraga, et mainingi seda, et tegelikult kui ma üles kasvasin, mina mäletan seda, et mina väga palju ei rääkinud. Et eriti kui olid inimesed ümberringi, siis mina olin väga tasakesi ja mul läkski kõik plokki nagu. Mul oli ärevuse ja oligi see, et ma olingi nagu sellises positsioonis, kus ma kuulasin ja vaatasin kõiki pealt. Ja siis ma läksin nagu nende olemusega või selle projektsiooniga või analüüsiga või selle hindamisega nii kaasa, et ma ei jõudnud enam tagasi tulla. Ja see oli nagu väga kaua. Ma ei osanud ennast väljendada, ma ei tundnud, et ma peaks kuidagi seletama üldse kellelegi midagi. Ma ootasin pigem, et mulle seletatakse, sellepärast ma tundsin, et ma olen juba nii empaatiline, miks ma peaksin hakkama õpetama teist inimest olla empaatilisem, näiteks eriti mehi. Mina kunagi ei tundnud seda, et ma peaks nagu hakkama nagu mingi kussutama, nunnutama ja tulema ja ütlema ja nüüd sa pead ütlema niimoodi ja nüüd sa pead käituma nii, et ma alati tundsin meestega, et mehed peavad ise teadma. Kuidagi selline nagu anti mulle kaasa lapsepõlvest. Ma ei tea, siis ma olin 22-aastane, ma nägin, et ma nägin sõbranna pealt, naine oli väga agar kuidagi nagu seletama mehele ja õpetama mehele, kuidas peab olema ja rääkima igasugust detaile mõistusest ja intellektist ja kuidas nagu väljendada ja nii edasi. Siis ma vaatasin nagu vau, et naisel on võimalik ikkagi meest õpetada nagu. See oli minu jaoks uus. Või siis tegelesin ikka veel sellega, siis mul hakkas nagu tulema see usk iseendasse, et vau, et tegelikult see, mida mina enda sees arvan või kuidas ma tunnen, et võiks paremini minna või paremini teha, ma võin seda hakata väljendama inimestele minu ümber. Siis kuni 24. aastani mul oli väga raske ennast väljendada. Väga raske oli rääkida, oma mõtteid panna ritta ja siis veel nagu väljendada ennast julgelt, avalikult või inimestele või niimoodi. Ja siis 25 aastasena ma kohe peale 25. eluaastat ma läksin nii-öelda šamaani trummi rännakutele
ja ise õppisin šamaanitrummi mängima ja laulma ja avasin oma hääle ja siis avasin oma tšakrad ja siis töötasin päris palju nii-öelda šamanismi poolega ja sellise alateadvuse programmide siis lahti kodeerimisega ja see tegelikult tegi mu kõri lahti. Ma võtsin enda erilisuse vastu ja tundlikkuse vastu. Ma hakkasin uskuma seda, mida mina enda sees usun, mida mina enda sees räägin. Ma hakkasin kuulma enda häält, sellepärast ma hakkasin laulma ja laulmisega ma ühendasin oma südame ja 3. silma ära. Ja see oli väga-väga pikk nagu protsess, kuidas seda nagu teha ja kuidas õppida siis hakata väljendama, kuidas inimesed nagu reageerivad sellele ja et mitte liiga otsekoheselt nagu väljendada ja nii edasi, sest et lapsena ma olin väga otsekohene ja see oli väga hirmutav inimestele, inimesed ei saanud aru nagu, et mis värk on nagu. Ja siis siis pärast ma hakkasingi vaikselt väljendama, aga ikkagi ma tundsin, et inimesed kuidagi nagu ei saanud aru, mulle öeldi, mitu inimest mulle ütlesid, mäletan mu eksi ütles, ma ei saa sinust aru, mida sa räägid nagu. Ja kohe peale seda ma ei saanud midagi öelda, ma ei saanud mitte midagi talle enam midagi öelda. Ja ma teadsin alateadlikult, et tegelikult ma ei saa nendele midagi seletada, ehk siis ma ei saa nendele midagi tõestada, kui nad ei kuule mind. See tähendab seda, et kui nad ei saa minust aru, siis nad tegelikult ei kuule. Nad ei kuule, nad ei oska kuulata, nad ei oska olla empaatilised ja tulla sinu tasandile ja nagu mõista. Nad juba nagu hoiavad juba eemale oma nagu olekuga, nad ei tahagi sind kuulda. Ja nad meelega alateadlikult, see on egoprogramm, hästi vastik egoprogramm, meelega üritavad keerata sinu sõnu, keerata sinu perspektiivi, mõjutada sinu turvalisust selles ruumis. Esiteks, naistel on selline programm, et nad on kadedad. See on naiste väga-väga hull programm, nii alateadlik, nii sügaval kuidagi sisse kodeeritud, seal on hästi mitu erinevaid kihte ka selles ja naised, emad, vanemad naised ja kohe, kes on ilusam, kohe see küsimus on ju. Ja selles mõttes, et looduses ja domineerimise suhtes on ka see, et kui sa oled tumedam ja sul on rohkem juukseid peas, on ju, siis sa oled juba naturaalselt, geneetiliselt domineerivam selles ruumis. See on nagu paika pandud, on ju. Ja siis, kui kui mina kasvasin üles, mina ei teadnud neid asju. Need olid küll nagu alateadlikud mul sees, aga ma ei teadvustanud endale seda, et inimesed ja naised võivad olla nii nagu kadedad. Nad isegi ei tea seda. Mina ei teadnud, et mu ema on minu vastu kade. Ma ei teadnud, et nagu naised on õelad sees. See oli nii kummaline mulle nagu vastu võtta või niimoodi. Mul oli kummaline vastu võtta ka seda, et mehed kartsid mind. Ma arvan jälle geneetika pärast. Ma arvan, et lihtsalt sellepärast, et minu keha oli liiga apiilne või selline, või et neil tekkis kohe nagu selline tardumise tunne ja nad ei tahtnudki midagi minuga nagu arendada või nagu sellist nagu, et kui sul on mingisugused intiimsed suhted, kellega siis võiks ikkagi natukene nagu mingi sõprus areneda seal või nagu mingisugune suhtlemine, et kuidas meeldis või nagu, aga see oli mul täiesti ära võetud. Seal on hästi palju programme oli peale pandud ka selle kristluse pärast ja nii edasi ja see süütunne ja siis see häbi ja nii edasi, et ja mida ma nagu näen, väga paljudel on jäänud see süütunne ja häbitunne. Ja nad ei oska kuidagi nagu, see tegelikult nagu blokeerib ära selle ühenduse endaga, enda kehaga, enda maise kehaga, oma vaagnaga, nagu sellega, kus sa istud, vaata. See juurtšakra, kus sa oled, see on see mina olen, I am. Punane energia on ju.
kõige lihtsam, kohe ütlen selle praktika ära, kui sa tahad endaga ühendust saada kohe, kui sul üliraske või niimoodi mõtted on ülirasked, siis kohe too oma teadvus mõttega, too oma teadvus vaagnasse või jalgadesse ja tõdvesta enda õlad, kõht isegi, sa võid täiesti niimoodi olla, isegi lösutada niimoodi. Tunned raskust, kohe see raskus ja see tasakaal läheb sul vaagnasse ja tuharatesse, vaata. Ülihea maandumise praktika kohe nagu. Ja kui ma näiteks, ma tahan kindlasti välja anda paar kursust ja üks ongi siis tšakraga töö. Ja ma tean seda, et põhiline nagu, mida inimesed, väga paljud inimesed omavad häbitunnet isegi sellest hetkest, kui nad mõtlevad oma suguelunditele. Nagu kui nad on tavalises olekus, mitte duši ega midagi, lihtsalt tavalises olekus, kui nad mõtlevad oma suguelunditele kohe näiteks. Mida sa tunned? Mina praegu näiteks ei tunne midagi, ma tunnen ennast väga mõnusalt, mul on väga hea olla. Hästi vaba on, aga ma mäletan, et kui ma noorem olin, mul oli nagu avalikus kohas, kui näiteks grupis seda teha, kui keegi kõrvaline isik ütleb, et nüüd too oma fookus vaagnasse, vaata. See oli nagu mingi, kas ma julgen, vaata. Mina olen ülitundlik olnud lapsepõlvest peale. Mul on nagu see süsteem nagu toimib nagu natukene teistmoodi. Nii. See kontakt iseendaga, kui see ei ole voolav, kui see ei ole vaba, siis ka eneseväljendus on keeruline. Eneseväljendusest ja oma enesekindluse taastamist ja oma loo jagamine YouTube'is on ka üks kursus, mida ma tahan kevadel välja lasta. Ma teen niisugust subtle promotionit juba sulle. Et kuidas endaga töötada niimoodi, et sa saaksid enesekindlalt jagada videot niimoodi, et sa ei hinda ennast. Et sa lased olla, et sa lased enda video, oma kõne, oma pildi, oma välimusega ka niimoodi sellise video üles panna, et sa tunned ennast hästi selles. Mõnedel on vaja harjutada ja mõnedel on vaja rääkimist harjutada, seal on olemas igast tehnikad, kuidas ühenduda oma kurgutšakraga, kõritšakraga, kehaga on vaja tööd teha ja nii edasi. Aga ma tean seda, et tänapäeval tegelikult selle AI tõusuga me tegelikult oleks hea, kui me säilitaksime oma inimlikkuse, oma kunsti jagamises, oma teoste, oma eneseväljenduses ja säilitaksime inimlikkuse. Ja tegelikult see ongi minu üks selline alateadlik selline missioon või selline tunnetus, et ma meelega jätan vead sisse mingitesse lausetesse, mingitesse piltidesse, et ma just nagu tahan, minu nagu kogu olemus on tegelikult see, et näidata mulle endale, et ma olen täiesti okei enda vigadega, enda oskusega mingisugusest asjast rääkida või väljendada, et see on täiesti okei, et mul on selline asi ka veel rääkimisega, et tõesti ma olen hästi selline tundlik, eks ole, ehk siis ma tunnen välist maailma ja enda maailma väga palju ja tavaliselt ma nagu kohandan ennast välise maailmaga, et ma väga silma ei paistaks näiteks, on ju. See on hästi lapsepõlvest tuleb kaasa. Ja siis see ka, et ma muudan ennast niimoodi, et ma ei oleks liiga vali, loud. Ja siis ma pigem nagu kuulan, aga see ongi selline normaalne, see ongi õppimise viis ja me õpimegi niimoodi tundma maailma, välismaailma, kuidas inimesed räägivad, kuidas need inimesed selles grupis räägivad ja see on oma protsess juba, kuidas me õpime nagu mingit gruppi tundma või mingit inimese liiki tundma või mingit kultuuri tundma või niimoodi. Ja nagu te näete, mõnedes videotes mul on mingid vead sees, mingi imelikud nagu tikid tulevad sisse.
aga jah, see ongi see minu omapära, ma tean täpselt, mis siis toimub, see on nagu see, kui te kujutate ette nagu mingi pall on ju, ja siis seal sees on valgus ja siis see valgus mõnikord lihtsalt teeb sellist nagu mingit elektromagnetlaine, niisugust pursatust, energia tuleb nagu alla, siis see pall nagu on liiga kitsas sellele ja siis ta hakkab nagu ülitugevalt vibreerima. Ja see toimub nagu sellise kanalduse või sellise nagu energia voolamisega ka, aga see on täiesti okei, kui mõte või siis suhtlemine või siis hääldus nagu kaob ära. Sest et minu mõte on palju kiirem kui see, kui mina räägin nagu. Ja siis veel see ka, ma mäletan, ma panin sellist asja tähele, et kui ma tahtsin näiteks midagi kellelegi seletada või oma ideed välja öelda, see oli nagu natukene pikem jutt on ju. Ja ma tundsin ja ma rääkisin ja siis ühel hetkel mul hakkas niimoodi, et mul hakkas suu täiesti kinni minema, sõnad kaduma, krussi läheb ja mida iganes. Ja siis ma sain aru, et tegelikult inimene ei kuula mind. Siis ma nagu mingi ego ütles ka, mis asja, sa üldse ei austa mind. Aga tegelikult inimene polnud üldse valmis, see ei olnud see ruum, see hetk üldse, et vastu võtta mind või kuulata mind või ta ei tahtnud üldse tegelikult kuulata, ta tahtis võib-olla nõusid pesta rahus, vaata. Ja see oli huvitav jah, et selliseid nüansse ka endal tähele panna, et kui sul näiteks kõnevõime näiteks on mingi blokeeritud või on sul raske rääkida, siis tähendab seda, et selles ruumis ja hetkes võib-olla siis ei ole aeg rääkida neid asju, mida sa tahad näiteks seletada, vaata, sa lähed ülimõistusesse, tahad mingi loogiline olla ja ma ei tea. Siis peab nagu nõksa tagasi astuma ja vaatama nagu üle korraks, kuidas siis nagu hinnata seda olukorda, mida üldse saab rääkida, kas üldse peab rääkima, võib-olla on vaja õppida tunnetama vaikust, kas on mugav olla vaikne ja nii edasi, et rääkida võib-olla sellel, kellel on voog, on ju, me oleme samas ruumis, võib-olla ühel inimesel on see energeetiline voog, mis tema saab nagu väljendada ennast, siis ta väljendab ennast ja siis teine on see kuulab, on ju. See annab talle sellise energia, et jaa, ma tahan sellest rääkida. Igatahes. No see suhtlemine on minu jaoks terve elu olnud üks selline hästi huviala. Ja viimaste aastatega üks asi veel, näiteks tähele panna ka seda, kuidas sinu kõnevõime on kujunenud, kui sa oled kellegagi suhtes näiteks. Paari suhtes, et kuidas sa oled ühendatud oma kõnevõimega, oma kurguga, kui sa näiteks on juba nagu väga raske on väljendada oma mõtteid enda peas niimoodi, et sa saad aru mingi lause ehitamine, siis see tähendab seda, et sa pead ära minema sealt kiiresti, sest et see suhe nullib ära sinu enda identiteeti nii hullusti, et sa ei leia ennast üles enam. Kui on juba niimoodi, et sa ei suuda nagu mõtteid koondada enda peas, siis see on väga-väga hull olek juba. See on juba väga-väga raske olukord ja nüüd ongi niimoodi, et kas see suhe läheb nüüd täiesti katki, kui sa ei tee midagi, on ju. Või sa pead minema terapeudi juurde, teraapiasse. Sellepärast, et see, kui sa kaotad oma võime enda mõtetega ühenduses olema, siis sa kaotad ära siis oma võime suhtlema ja väljendama oma arvamust. Nagu suhtes olles on väga, seal on kohe näha, mis su olukord on. Ja kui sa oled ülikaua juba sellises toksilises, valusas, ebameeldivas olukorras olnud, siis keha väljendus ja keha närvisüsteem tegelikult blokeerib ära kõhuhädad, seal hakkab juba nagu kõik asjad vaata. Et seal ei ole nagu see, et ma olen nüüd abielus ja ma pean nüüd abielus olema ja nüüd ma pean seda ja ma olen lojaalne inimene. Ma tegin selle ka läbi. Ma olen väga lojaalne inimene, aga ma pidin endasse tulema niimoodi, et ma tean, et ma olen endale eelkõige lojaalne, endale ja minu Jumalale. See on kõige olulisem, et me ei saa ju ennast täiesti ohverdada teise jaoks, lihtsalt anda enda eluenergiat, oma ruumi kellelegi, kes tegelikult ei taha olla selles või et mina ei taha tegelikult selles ühises ruumis olla ja siis me ikkagi oleme nagu. Et tänapäeval on üliraske seda läbi teha nüüd, eriti nende
nende tormidega peale seda. Ma arvan, et lihtsalt see, mida me praegu teeme siin selles ema üsas, sellel talvel, ülipalju inimesi räägib juba ja väljendavad ennast ja tulevad ilusate kaamerate ette ja niimoodi. Siis tegelikult me valmistame ennast ette suveks, et tuleksid armastajad kokku, päris armastajad. Ja need hinged, kes tahavad tulla maa peale, tahavad läbi meie rahvuse tulla. Nad on tegelikult juba välja valinud inimesed, kelle läbi nad tahavad tulla siia maa peale ja sellepärast praegu ongi see pressure cooker. See ei ole, vahet ei ole, mis riigi tasandil toimub või mis poliitikas toimub, nagu astu korraks täiesti eemale ja nulli ära see kõik, mis ümberringi toimub. Ja keskendu enda kehale, sest et see poliitika ja siis sellele sõjale keskendumine, see nüristab nii hullult ära ja algoritmis on ka kohe näha, et millist informatsiooni sa tarbid on ja kui sul on ikka väga-väga palju poliitikat juba ja niimoodi sa vaatad endale otsa, et kas ma üldse saan midagi teha, kas mina saan midagi teha seal poliitikas praegu, ei tea ju. Me ainult vaatame pealt, siis nad toidavad veel rohkem, teevad ikka veel rohkem videosid ja nii edasi ja nad ummistavad selle hea algoritmi täielikult ära nagu. See ongi see plaan, algoritmi plaan. Ja, et kindlasti, et kui sa oled juba nagu raskes kohas iseendaga ja hull depressioon ja nii edasi, et see on märk, et peab olema oma ette, mitte jagama enda ruumi enam oma nii-öelda armastajaga või mida iganes nagu. Selle ma tegin hästi tugevalt läbi. Ja siis peale seda, kui mina tegin selle läbi, mul läks nagu kurguchakra niimoodi lahti, et ma hakkasin inglise keeles täiesti vabalt rääkima nagu üle aastate. Ma kogu aeg nagu mingi 2 aastat ennem kogu aeg üritasin midagi rääkida inglise keeles. Kogu aeg oli nagu mingisugune see kahe polaarsuse värk on ja ja siis kohe, kui ma nagu eemaldusin sellest suhtest, mis oli üli ebameeldiv, vägivaldne, siis mul väga kiiresti taastus inglise keele oskus. Ma hakkasin kirjutama inglise keeles, ma hakkasin rääkima, hakkasin videosid kohe tegema inglise keeles nagu. Ja see oli minu jaoks nagu selline isiklik imetegu, aga see on jällegi kinnitus sulle, et kui sa tuled väga abusive'ist, vägivaldsest keskkonnast välja, siis tegelikult sul võetakse mingisugune punn ära sellest ja siis sinu anded ja võimed võivad aktiveeruda. Ja sinu oskused ja asjad tulevad nagu esile ja sa tunned ennast palju paremini enda kehas ja sa võid jälle kiiremini tulla oma missiooni, hakata leidma ennast ja tegema seda, mis tegelikult ka on kerge teha. See ei võta sult jõudu ära, see, mida sina teed nagu tööks, aga see, mida sa endale teed, huviala on ja kirjutamine, lugemine, siis sa leiad selle, mis tegelikult ka sind kosutab ja tervendab. Jah, praegu vist sai mõttejoog otsa. 23 minutit. Aitäh sulle. Ma loodan, et sa said midagi siit infot ja anna mulle teada. Mulle õnnistatud, palun.